see on väga tore talvituda Tenerifel, aga üks asi, mida ma arvan, et mina alahindan iga kord on see, et kui tüütu see pakkimine on, sest kui sa ikka 3 kuuks lähed, siis sul on igasuguseid asju. Mitte nagu palju riideid, aga siis sa hakkad juba mõtlema, et okei, et mis raamatud ma võtan, mõni võiks olla. Ja meil ju eestikeelseid e-raamatuid eriti ei ole. Ja siis, ühesõnaga igast asju seal on muud ainult osa minu tehnikast ja nii edasi. Ühesõnaga, minnes on mingi paar päeva selline ei viitsi ja siis tulles on veel hullem, sest et ma Eestis ei shoppa, aga seal me shoppame palju. Mul on nüüd enam-vähem pakitud. Mul on nüüd kõik pakitud, välja arvatud pidžaama, mis selle laua peal on. Ma ei tea, ma magasin nii halvasti täna öösel. Väidetavalt oli ka täiskuu ja teaduslikult on tõestatud, et täiskuu mõjutab unekvaliteeti. Võib-olla oli mingi väike reisiärevus ka. Minu arust ma olin mingi iga tunni tagant üleval ja nagu väga kehva oli see uni. Et mul on praegu nagu 0 motivatsiooni minna trenni kell 8 hommikul, aga siin ma olen sooja tegemas. Tegelikult on ju tore, nüüd ei saa vahepeal 3 kuud tennist mängida. Ma ei tea, kuidagi imelik on see mõte, et hirmus must auto seisab garaažis mitu kuud. Nii et ühe viimase asjana enne Tartust lahkumist on kiire autopesula. Nii, ma teen veel mingi nalja, et on ääreta. Nii, ja mina olen ka siin. Nii, ma olen nüüd Sauele jõudnud oma reisiga ja tõsiasi on see, et see kohver on tegelikult katki. Nii et ma pakin seda kohvrit ümber siia kohvrisse ja on lahti ka see kohver, sest ma juba osad asjad jätsin maha, sest neid tegelikult ei ole vaja. Aga jah, ühesõnaga pakin kõik ümber. Oota, millise sa võtsid siis? Selle musta panin praegu, ma ei tea, ei hakka siis neid. Aga see on su lemmikkapsariiv. Raske elu. Hea küll, võtab selle väikse. Võtsid väikse. Käisin reedel ühel üritusel ja siis Tallinnas ja seal oli veel üks inimene Tartust ja siis me nii nagu suhestusime üksteisega, sest jutt oli sellest, et ma tõin välja, et esmaspäeval on lend, aga kuidagi on niimoodi, et ma olen juba neljapäeva õhtul siin Tallinna kandis, et kogu logistika ja värki. Aga ühesõnaga, nüüd ma olen oma Tartust Tenerifele kolimisega nii kaugel, et on kätte jõudnud Kristi ja Martini juubelipidu, kuhu ma praegu lähen. Ja see müts on veits imelik, teistsugune. Aga ma tundsin, et see läheb selle disco-vibe'iga kokku, mis on see peostiil. Aga kõigepealt tegelikult ma lähen hoopiski saan kokku Miilitsaga, kes on Serbiast või Montenegrost või mõlemast kohast siin Eestis käimas ja keda ma ei ole näinud vist 3 või 4 aastat. Ehk siis see sotsiaalne patarei saab kõvasti võttida. Aga see on ju tegelikult tore. Tegelikult on hästi tore sõpru näha ja aega veeta. Sa oled paljas. Aga ühesõnaga ema on ka jõudnud kaugemale pakkimisega ja praegu on kõige olulisem küsimus. Mis su küsimus on? Millised plätad kaasa? Kas need kaasa? On ikka tegelikult jätkasime. Need ma käiks toas. Need olid on mul olnud toasussid seal, vaata, ka ju mitu aastat. Aga ma võtaks need kaasa, käiks toas ja jätaks sinna. Aga
aga siis kas neid on üldse vaja? Ja siis need. No kui need on toa omad, siis need on ka nagu peaaegu toa omad. Aga sul ei ole kahtesid toasussi pole vaja. Aga äkki ma lähen kuhugi tahan veel minna. Aga vaata nendega on see jama, et nendega vaata randa ei lähe, need on see pehmed. No võt. Oota, aga millega sa randa lähed? No selles mõttes randa nagu, et märjaks lähevad, siis need on vastikud. Et randa peaks panema... Aga nendega ka ei saa randa minna? Ei, no randa mul ei ole. No märjaks veel... No ja neid mul ei ole selliseid. Need ma pean ostma. Aga kas sul on ühed veel? Ja mul seal on juba 3 paari jälle. Muidugi. Räägitakse, et tööõnnetusi juhtub kõige rohkem kogenenud töötajate seas. Ma arvan, et reisiintsidentidega on sama teema. Ehk siis hakkasime seal iseteenindusest pagasit ära andma. Ja siis mingi error tuli ja värk ja siis lõpuks ma sain aru, et ma olen unustanud, et meil ei ole ära antavat pagasit ostetud. Aga suts Air Balticu äpiga panin juurde ja sai tehtud. Aga siis tuli intsident number 2, et selgus, et tema kohver on liiga raske. Lausa 3 kilo liiga raske, 26 kilo. Me isegi ei mõelnud selle kaalumisele. Aga sattus nii, et meil oli üks seljakott täitsa tühjalt kohvris. Nii et pakkisime kiirelt suts ringi. Ühesõnaga, loo moraal on see, et tasub tulla 2 tundi varem lennujaama. Et see aeg kulub ära. Sinna see väike Tiina või? No see väike Tiina süüakse Tiina. Aga Hermusas müüakse vahest. Niimoodi, et siin on nagu üle must aken jäänud. See on Palmar. Ja seal on Ameerikas ja Cristianas ja see on Palmar. Vaatame, kas me Gajetast ka näeme täna. Või ei näe. Thank you! Üks väga mugav asi vennaga koos reisimise juures on see, et oma kohvrit ei pea ise kandma. Väga luksuslik. Samas vennaga reisimil on ka väiksed miinuspooled. Ta kõnnib väga kiiresti. Isegi mu pagasiga. Hakkas liikuma teil see asi või? Nüüd on täitsa tuksis. Peab jooksma hakkamasti. See on see kõige raskem. Mul on mingi musta värvi, aga ma ei tea milline. Ma ei tunne seda ära, ma arvan. Ei, mul on sinine. Või must. Nii, palun. Keitsid hinnast pohku ja viitka sisse. Mahusi ära, et see mahu muidugi. Võib-olla. Kas see läheb kinni? Ei tea. Ei lähe. Ei lähe. Paneme selle siin. Pole, olge nüüd rahul. Oota, ema las ta ise paneb, tal on plaan. Ta on mees plaaniga. Aga kui sul plaani juurde on vaja, siis meil on ideid. Oleks nii, et see kohver ei tohi logiseda, see hõbedane. See peab stabiilselt olema. See on selle käsipagasi kohver.
kohe teisele poole. Tõmba must siia poole. Mis see vahet on? Seal on rohkem ruumi. Okei. Okei, paneme selle siis. Seal ei ole rohkem ruumi või? Panegi siia tagasi. Ei, no ma oleks selle pannud sinna, sest siin on ainult riided. Siin on nagu tähtsamaid asju ka. Me peame ju sealt hakkama veel siia. Ma ei tea, kas seal on kohti. Nii, enne kui kõik plahvatab, siis kiire kõrge tuur. Aga noh, nälg on kõigil selline, et võtab silmanägemise ära. Kaja. Me lähme kohta, kus on neid nagu garlic brown'se. Esimese hooga valisin mina söögikorraga, sellepärast et ma ei viitsinud arutada, kes kuhu tahab minna. Ja järgi, see on külmad. Need on alati külmad, Indrek. Ei ole. On jaa. Ja lemmikasjad on need mini-krevetid ehk kamaroonesed, mida tegelikult detsembris enam, jaanuaris enam neid ei saa, aga nad on kohalikud, jah. Ja muidu on Kooliprii väga tore koht, aga täna on siin keegi koeraga, kellel on läbilõikav Ja hääl. neid süüakse siis niimoodi. Võtad vuntsidest kinni. Sa oled kõik ära, noh. Ainult vuntsid jäävad ära. Neid ei soovita, need jäävad kurku kinni. Ühesõnaga, esimene roog. Kanja, muy bien, gracias. For you? Yes. Okay. Please? It's okay. It's okay? Perfect. Need pole üldse niisugused. Saad need kliid. Kirjuta kliid. Ei, aga vaata, siin ongi otsas ju. Ei või? Arvad, et need on... Ei, oota, mine edasi. Siin on ka või? No me nüüd jõudsime siia Tenerifele ja käisime esimesel õhtusöögil või lõunal ja siis poodides ja natukene paksime lahti ja nüüd on kõigil personaalne aeg. Mina sain kätte iseendalt endale jõulukingi, hiiglasliku projektori ja kõik teised on ka enda koobastus. Ja kõigil üks telekas. Käisime enne küll poes mõttega, et saame kõik asjad endale hangitud toidu ja värgi, aga ei. Selgus siiski, et õhtul tuleb veel ka kohalikku hiinakasse tulla. Mida me ostame siit? Mul nustikut vaja, ma ei tea, aga vaatame seda lina. Nustikut ja ühte lina on juurde vaja. Vastab sinu uuetelu. Oi jah. Läheb jälle smuuti teo. Pakkima sinna. Kõik on pakitud, jah? Mis asja? Vanasti sai siin ise võtta niimoodi natukene. Nüüd peab rohkem võtma. No me tarbime selle ära, et sellest ei ole mure. Ma ei tea, mis see on. Papaia. Ei ole vist. See on mango, ma arvan.